nii, vaata, ega oli ikka kasu ka, et see telefon mul seal näpu otsast maha kukkus. Et jäi video selle seene koha pealt sealt pooleli, aga praegust ma avastasin selle, kuidas saab seda kaamerat niimoodi pöörata, et see kuramuse selfie-köpp on ju täiesti pööratav. Inimene areneb ikka ilusasti. Naera herneks ennast. Võt väljas hakkab pimedaks minema viimaseks ka. Aga tahtsin seda öelda, et võite ka vabalt kirjutada, et millest te sooviksite, et ma teile räägiksin. Sellepärast, et kuna mul ka seal numbri koosluses on sees see, et ma pean oma neid oskusi, andeid ja tarkusi jagama, et siis ma proovingi seda teha. Ja ma loodan, et saab tore olema ja kes tahab, see kuulab, kes ei taha, see ei kuula, on ju. Et sellest pole midagi, sellepärast, et nii nagu kõik on kellegi jaoks vajalikud, kõik on kellegi jaoks inspiratsiooniks ja noh, neid kõiki jätkub kõigile ja igaüks leiab nii-öelda oma. Et sellest ei ole midagi, et neid kanaleid tuleb nagu seeni peale vihma siin juurde. Et siis on asjad nii hiirekütt tuppa saada. Et on siin üks hiirekütt. Nii. Noh, nii. Hiirekütt ei saa tuppa, ma teen ukse lukku. Nii, noh, kas tuppa. Põhimõtteliselt nüüd saaks isegi pikema jalutuskäigu teha, aga nüüd pole enam pointi, sellepärast nüüd on juba hämar ja hakkab pimedaks minema. Niimoodi. Et ega ma praegu midagi ei olegi siin mökutada rohkem ega rääkida, sellepärast, et järgmised korrad siis katsun siis juba teemade pealt ette valmistada ja ega mul palju ettevalmistusaega muidugi ei ole vaja tegelikult, aga mul on vaja lihtsalt teada neid küsimusi, et mis kedagi huvitab, et siis selle järgi juba saan teile hakata rääkima. Nii et väga tore. Seda, mis ma panen kanali nimeks, seda ma veel ei tea muidugi. Aga mõtlen välja. Nii et soovin teile, et kõik elaksid täie rinnaga sellist elu, nagu nad tahavad. Et tehke seda, mis teile meeldib ja ärge kuulake, kui keegi ütleb niimoodi, see on sitt või see on sitt. Sellepärast, et ühel on sitt, teisel on hea. Et nii see elu käibki. Aga põhiline on see, et kui te teete neid asju, mis teid ennast sütitavad ja mis teile endale meeldib ja ei karda ebaõnnestumist, ei karda läbikukkumist, et siis niimoodi ongi. Üks samm viib, teed ühe sammu ja universum poolitseb selle eest, et saad ka teised sammud teha ja universum toetab alati. Et ma olen seda meelt hästi soovide kirjutamisest, muidugi ma teen ka ühe selle saatekese teile, selle video, sellepärast, et minul endal on läinud ka nende soovide kirjutamistega, kui Merike on öelnud, et ta on endale kõik asjad visualiseerinud kohale, et kui tore on kuulata selliste inimeste juttu, kes on samamoodi teinud, nagu ma isegi olen teinud. Ja julgustan teid ka rohkem niimoodi, et rohkem unistama. Et unistamine ei maksa meil õnneks mitte midagi, on ju. Ja unistage, tehke oma unistuste tahvleid, oma unistuste vihikuid, et lõigake välja neid pilte kuskilt ajakirjadest, no näiteks millist kodu te endale saate, millised asjad endale soovite, et seda muidugi siis tuleks teha noore kuu ajal või noorest kuust kuni siis selle täiskuuni. Nii. Ja julgelt kirjutage oma soove välja, aga kirjutage nad välja oleviku vormis. Mul on teile siin võetud üks asi soovitada veel, et mul kunagi ka üks tuttav õpetas mulle ja siis ta ütles ka, et on olemas ka Eesti selline raamat nagu Noore kuu astroloogia. Ma ei mäleta enam selle autorit, aga kui te lähete raamatukokku küsima Noore kuu astroloogia, selline mustade kaantega raamat ja kuldsete tähtedega on peale kirjutatud, siis seal raamatus on isegi kirjutatud välja iga selle tähtkuju
aja peale, noh näiteks, et mis soove sa siis, kui on, noh, hakkame siis kaljukitsest pihta, on ju, kui on siis parasjagu see kaljukitse tähtkuju aeg, on ju, et millised soovid siis rohkem kirjutada, mis energiat sellele siis paremini, mis taha tulevad ja mida planeedid siis rohkem toetavad nendel aegadel, et siis ja milliseid tähtkuju soove või neid soove soovida, näiteks kui on suvel on siis see vähitähtkuju aeg, siis oli hästi palju selliseid just armastusega seotud soove aga noh, ma ise olen kirjutanud oma soove niimoodi, et ükskõik mis aeg on, peaasi, et on noore kuu loomise aeg. Ja olen kirjutanudki niimoodi tuleviku vormis, noh näiteks seletan ära, et mitte, et ei kirjuta, et ma soovin, et mul oleks, vaid ma soovin, et mul on. Nii ja need soovid põhjalikult laiali kirjutada, sellepärast, et need universumilt ma olen palunud ka kunagi, et ma soovisin, ma tahtsin hirmsasti palkmaja ja siis ma soovin, et mul oleks palkmaja, ja siis no muidugi elu oli selline, et ma jäin oma elamisest ilma ja siis keegi tuttav oli, tal seisis mingi vana palkmaja tühjalt ja ütles, et kuule, te võite sinna elama minna, et raha ega midagi ei taheta ja sa näide selles, see on point selles, et sain oma palkmaja, mida tahtsin, on ju. Nii et olge oma soovidega ettevaatlikult, kirjutage võimalikult põhjalikult lahti. Ja muidugi, kuna muidugi ikkagi see palkmaja variant mulle meeldis, siis seal tegime ka remonti, aga kui hakkasime pangalaenu ja tegime remonti ja siis enam ei tahetudki seda, nii-öelda mõtlesin, et kas nad müüvad hiljem selle ära, et noh, niimoodi, keegi ei taha seda maja aga siis hakati kohe tahtma, kui juba hakkasid natukene seal kõpitsema ja tegema midagi. Ja siis hiljem, noh loomulikult mul see palkmaja ikkagi väga meeldis, mitte konkreetne see, vaid see palkmaja mõte ja siis ma samamoodi jälle kirjutasin, et ma soovin omale, et mul on päris oma kodu ja palkmaja, et ma soovin, et mul on ja aitäh universum, et mul on oma kodu, palkmaja, siis ma soovisin ka, et võimalikult uus. Teate, see järgmine variant, mis tuli, siis oligi niimoodi, et võimalikult uus. Ma sain tuttavaks oma praeguse mehega ja siis ta ostis palkmaja, millel oligi, seinad olid olemas, aknad olid ees, katus oli peal, aga seest olid hästi tühi. Niimoodi, et põrandaid ka ei olnud veel. Nii et teine näide sellest, et kui te soovite lihtsalt niimoodi, et noh, panetegi kas uus või võimalikult uus, aga te ei räägi lahti, milline see siis peaks rohkem olema, siis no saategi täpselt seda, mida küsite ja mida ma tahan sellega öelda on see, et kui te oma soove kirjutate või üleüldse soovite, soove kirjutate, see on alati parem, sellepärast et te kirjutate välja, et siis saab hakata ka universum neid asju täitma ja kui te kirjutate, siis väga põhjalikult, kui kes on üksikud, kes tahavad endale partnerit, mitte ei kirjuta, et ma soovin, et mul on hea mees, noh, siis kirjutadki, kui sul on mingisugused eelistused, milline see mees välja peaks nägema, kellel on oluline, et ta välimus on ju, mis värvi juuksed, võite täiesti vabalt ka need asjad välja kirjutada, et siin ei ole mitte midagi karta, et teie ju tellite endale partnerit ju. Ja kodu ja kõik asjad, mis iganes veel on, tervis ja puha ja seda tuleb võimalikult põhjalikult lahti kirjutada. Ja tänaseks päevaks on niimoodi, et ma väga harva kirjutan soove, sellepärast, et praktiliselt kõik on olemas, olen oma mehe soovinud oma ellu, olen oma kodu soovinud oma ellu, auto olen ka soovinud, aga ma isegi ei oleks osanud soovida, noh, mul ei ole olnud kunagi mingi mark väga oluline, aga noh, mehele selle eest jälle on ja kõik asjad on tegelikult olemas. Ja kui te soovite näiteks ka mingit, et näiteks rahalist vabadust on ju, või kuidas seda nimetatakse rohkem, et rahaline vabadus ei ole õige sõna, sellepärast siis rahaline vabadus ongi see, et rahast vaba olete, et kirjutage siis, et ma teen sellist, et ma soovin, et mul on selline töö, mis mulle väga meeldib teha, mida ma teen südamega ja mis toob mulle väga hästi raha sisse. Ja siis soovige ka hästi põhjalikult. Nii et
finantsvabadus oli see õige sõna, mis ma mõtlesin, mis ma tahtsin öelda. Aga jah, sellised asjad tuleb hästi põhjalikult läbi mõelda, kui sinna kirjutad. Ja siis kirjutate oma 10 soovi ära sinna paberi peale. Kõige parem aeg on selleks noore kuu loomise päev on, kalendris on selline seest must kuu, on ringikene sinna pandud, et seal on kirjas ka kellaaeg, et noore kuu loomise kellaaeg. Ja siis te panete seal kellaajast kuni 8 tunni jooksul on kõige võimsam aeg. Aga ma ise ei ole alati viitsinud kohe teha, siis ma olen järgmine päev pannud neid asju kirja. Ja siis paned kirja oma soovikesed ja alla kirjutad aitäh universum, aitäh on ju 3 korda. Ja paned oma kirjakese kuskile ära. Mõned õpetavad seda, et põleta ära oma need soovid ja kuidas parasjagu sooviti teha. Aga minul oli tookord väga hea teha, kuna ma üksinda elasin, siis mul ei olnud kedagi, kes oleks mulle öelnud, et tead, mingid lollustega tegeled, on ju, et tee midagi asjalikku, mine teeni raha, mitte ära kirjutasin lollusi, on ju. Ja siis mul olid need soovid kõik alles ja ma aastate pärast oli ka hea, ma olen nüüd enamuse muidugi ära põletanud, aga lihtsalt palju sa neid kogud, on ju. Aga ma olen jätnud need põhjalikumad asjad alles just nimelt selleks, et mul on inimestele tuua näidet, et kui mõeldakse ka, et mis lollus on ju, kirjuta soovi, on ju, niikuinii ei lähe või niimoodi. Ei, kui sa peale tõmbad oma mõttega, niikuinii on nii, siis annad ju ka samamoodi omale universumisse selle tellimuse, et ühesõnaga tühistad selle tellimuse ära. Ja pange endale kuskil ära, pärast hiljem saate vaadata. Ja ma olen ka kunagi unistuste tahvlit teinud, kus ma tõesti lõikasin ajakirjast välja, millist maja ma endale tahan ja kleepisin sinna ja oligi mul selline kork see tahvel, mille peale siis saab neid nende nõeldega panna siis neid igasugused meeldetuletusid. Aga minul oli siis pandud sinna siis pildid. Ja mul oli kõiki pilte saab pandud, igasuguseid reisipilte ja muid asju ja tagantjärgi ma olen nüüd mõelnud selle peale, et siis üks ühele täpselt ei ole, aga teate, üks naljakas lugu oli see, et mulle hullult meeldisid lillelised kummikud ja mul ei olnud neid kunagi ja siis ma ajakirjas kuskil leidsin need, see vist oli kodukirjast kuskil, mingid maru ägedad lillelised kummikud. Ma lõikasin selle pildiga välja ja panin sinna lilleliste kummikute, panin omale siis lehtla ja ühesõnaga lõikasin välja, et mul on lillelised kummikud ja see elu tõi sellise olukorra. Ma mäletas, keegi vist ostis kummikud endale tuttavatest, ostis vale number kummiku ja siis tõi, kuule, kas sa ei taha, on ju, mul on need kuradi lillelised kummikud, siis ma ostsin vale numbri. Ja siis ma hakkasin kõva häälega naerma, kui ta mulle need kummikud tõi, sellepärast, et ma vaatasin, et ei tea, mul on seal unistuste tahvli peal lillelised kummikud, toob praktiliselt samasugused lillelised kummikud mulle. Ja nii ma olen hakanud siis neid märke jälgima ja vaatama, et mis ma siis soovin, on ju, et soovid täituvad. Ja selline lehtla, grillmaja, mis mul oli seal kirjas või tähendab kirjas pilt oli lõigatud ja kõik need asjad olen ma endale saanud elu jooksul. Muidugi nüüdseks on juba muidugi väga palju asju, mis on juba muutunud ja elukoht on muutunud, aga et ikka inimene otsib ju, ma olen julgenud teha neid samme, et ma ikka otsin ju midagi, tahaks tahaks endale ägedamat elukohta, et kunagi olen soovinud, et mul on väga ilus loodus, kaunis koht, et ilus kuppelmaastik ja kõik puha ja oma veekogu ja siis me oleme ka julgenud neid muudatusi teha, et kui see elamine, mis ei meeldi enam parasjagu on ja niimoodi, et tahaks midagi ägedat, et prooviks veel, katsetaks veel, keeran otsa ringi, ma olen kodu peale tagasi. Niimoodi. Siis nii, kohe näitan siin looduskaunis koht. Selja taga paistavad lukemõisa tuled mulle. Niimoodi, et oleme julgenud neid otsuseid teha ja mees on ka minu hullustega kõik kaasa ilusasti tulnud ja nüüd ongi meil oma unistuste kodukene ja ongi looduskaunis kohas. Et natukene kuplilisust ja mõis ligidal ja kontserdid on kohe tasuta käe pärast suveti ja üldiselt on niimoodi, et julgege unistada, julgege soovida, ärge mõelge seda, mida keegi teine arvab, sellepärast, et minu kohta on ka arvatud igasuguseid asju, ma kunagi ütles mulle kunagi Paides elasime,
siis elasime mina lastega, sest ma kasvatasin üksinda oma lapsi, 3 last. Ja siis üks meil oli Reiki grupp seal, väga toredad naised kõik ja siis ma kuulsin muidugi pärast see, kuidas siis üks oli öelnud minu kohta niimoodi, et kes see seda 3 lapsega tuulepead ikka tahab, on ju, et loomulikult sellepärast ongi üksi, et kes see sellist ikka tahab. Ja ütlen, et niimoodi, et näete, et tuulepead on tahetud ja tuulepea on väga õnnelikult abielus ja kõik on hästi, on ju. Et ärge, kui midagi keegi ütleb, ärge jumala eest võtke neid asju südamesse. Ja sest sellepärast, et need, kes seda ütlevad, sest nad on, see on nende vaade, on ju, see on nende mõte, et see ei ole kõigi mõte. Ja põhiline on see, et kui sa ei lase nendel asjadel haakuda, siis nad ei jää ka sinu külge. Sama asja nende sajatuste asjadega, et kui keegi sind sajatab ja sa võtad seda väga südamesse, siis sa põhimõtteliselt ju ise võtad selle sajatuse ja needuse enda kanda. Et unistage rohkem ja julgege rohkem olla teie ise ja ei pea olema kellegi moodi, ei pea kellegile meeldida tahtma, sellepärast, et kõigil niikuinii ei jõua meeldida ja polegi põhjust. Nii et soovin lihtsalt, et oleksitegi julged ja õnnelikud ja julgeksite elada ja julgeksite soovida ja mõelda rohkem raamidest välja. Sest me ju ei tea veel, mis meil siin planeedil kõik toimuma hakkab. Et uudiseid mina ka ei kuula, sellepärast, et ma lihtsalt ma teadlikult ei lase endasse süstida neid hirmu asju, sellepärast, et kuna meie aju ju võtab, kui vaadata mingeid neid uudiseid või sõjafilme või klippe või asju, siis ega meie aju ju ei tee ju vahet ju, kas see sündmus on nüüd tõeline, reaalne või on see lihtsalt film. Ja kui me neid jurasid seal tambime endale telekast pähe, siis meie aju hakkab ju andmagi meile selliseid signaale meist välja ja siis me satumegi sellistesse olukordadesse, et ei ole vaja, sest kui me kõik tõstaksime oma energiataseme kõrgemale, oleksime, julgeksime mõelda teistmoodi ja hoiaksime oma energiat üleval, siis on niimoodi nagu külgetõmbeseaduseks, see on ikka niimoodi, et sa saad seda, mida sa endast välja annad, sa saad seda, mida sa kiirgad. Et kui sa oledki hirmul, sa tõmbadki ju seda ligi, mida sa tegelikult kardad, mida sa ei taha. Aga kui sa julged elada õnnelikult, toimetada oma toimetusi ja ei lase endale sisse sõita, siis ongi kõik hästi, sinuga ei juhtugi mitte midagi. Kui su energiatase on kõrge, siis sagadaga või pussnuge alla sealt taevast ja mitte ükski kriips ei tule teie peale. Et me lihtsalt peame endale selle selgeks tegema, seda teadvustama ja hakkame seda rohkem uskuma või esialgu, kui isegi ei usu, siis see on lihtne. Et loomulikult, et kõik see, mida sa endale sisendad, on ju, seda sa sisaldad ja seda sa ka ligi tõmbad. Nii et nüüd on juba, olen siin koduteel ja praktiliselt väljas on juba peaaegu pime. Kellaaega ma muidugi näe praegu, palju see kellaaeg on, mis see kell on? Kell saab 4:07. Nii. Ja nii et tänaseks ma siis lõpetangi ära ja paar sõna võib-olla natuke räägin veel, sellepärast, et kui ma siis jõuan kodule ligemale siia, siis ma saan teile siis näidata, millised on siis unistuste tulemused, mis ma olen oma noorekuu soovidega ja kõigega enda ellu kutsunud. Ja muidugi ka selline asi, et vaata, kui te neid soove kirjutate, siis on, et alati tuleb ise ka mingi sammukene teha. Et mitte niimoodi, et istugi seal teleka ees ega mõtle, et kurat, eile soovin seda, täna olen ikka siin teleka ees ja näe, ikka niikuinii mitte midagi ei muutu. Muutub. Tehke väiksed sammukesed ise ka selles suunas. Ja mingi aeg ma vist rääkisin sealt tööst ka. Et kui on mõtlete, et tahaks seda tööd või tahaks teist tööd või tahaks seda teha või, et aga ma pean ikka seal olema ja ma ju ei saa muud moodi ja teistmoodi ja
et mul on vaja need asjad maksta, meil kõigil on vaja need ja need asjad maksta. Aga vaikselt hakati pihta. Ja isegi kui algul tehagi see totakas samm ja teha endale kas see unistuste vihiku või unistuste tahvel ja kleepida neid pilte, siis sinna siis aeg-ajalt tuleb ka neid vaadata, sellepärast et ajule tuleb kogu aeg seda signaali anda, et ahaa, näed, ma olen neid asju endale visualiseerinud. Aga on ka niimoodi, et kui sa väga ei klammerdu nende asjade külge, siis on lihtsalt lasetegi selle, mõtlete ära, kirjutate ära ja siis läheb meelest ära, toimetate oma igapäevatoimetusi ja mingi aeg tulevad võimalused, et siis tuleb ka neid võimalusi osata märgata ja tuleb ka julgeda nendest võimalustest kinni haarata. Niimoodi. Kohe vaatan, keeran natukene siia, keeran natukene kodu poole. Niimoodi. Praegust ei ole veel kõik tuled põlema läinud. Meil on muidu, ei ole põlema läinud kõik tuled. Et päris kõike seda ilu ei olegi kohe märgata. Aga jah, võimalikult lahti oma soovid ja siis hakata neid imesid mingi aeg nägema. Mis see siis oli? Issand huvitav. Kas te kuulsite ka või? Mingi, ma ei tea, kas see oli mingi loom või mingi lind, väga huvitav hääl oli. Jaa. Kuku! Kaugemal on, läks kaugemale, ma ei tea, kas see oli mingi lind või oli mingi loom, ei oska öelda. Niimoodi. Et vahetevahel on siin puu otsas olnud ka mingisugune väga äge öökull. Et kuna siin on see mõisapark ja vanu puid on hästi palju, siis ei ole üldse imestada, et seal on ju väga hea pesitseda öökullidel. Et kui looduses elad, siis võib siin kõike kohata. Niimoodi. Nii. Kohe saan. Mind ei ole nüüd enam nähagi siit. Nii palju pimedam on juba. Aga ma keeran selle siia poole. Võt niimoodi. No võt, keeras tagasi ennast. Ei tahtnud näidata. Võt, kõik tuled ei ole veel põlema läinud, aga põhimõtteliselt on siin üks unistuste palkmaja ja kupliline maastik ja kõik on olemas, mida olen unistanud. Nii. Teeme siis värava lahti ja et kellaajaliselt peaks alati, kui läheb pimedaks, siis lähevad kõik tulukesed põlema. Aga praegust ei ole kõik veel läinud. Nii, aga nii, nüüd on mind natukene näha seal. Liikumise peal lähevad kõik asjad põlema. Sest veel on siin kõik süsteematiseeritud ja mingeid juhuslikke asju veel ei ole siin. Nagu ikka kipun öelda, ütleme alati, et ei mingeid juhuslikke asju ei ole. Kõik on läbi mõeldud. Nii, aga mis ma teile tahtsin siis öelda? Niimoodi, et olge mõnusad, vaadake suured, mul on hästi suured võimsad tammed siin, aga teinekord näitan neid võimsaid mände ka, millest ei ulata üksi külge kinni võtma, läbimõõt on hästi suur. Et ootan, vaatame, mis tagasiside tuleb ja kirjutage julgelt ja siis hakkame aga pihta. Õpetan teid elama unistuste elu. Tšau!